Tere! Mina olen Kellu ja mina olen sel aastal katsetanud erinevate piparkookidega, mis maitsega nad on, mis nende koostises on, kas selle hinna ja kogu koostise ja maitse poolest oleks mõistlik piparkooke osta või mitte. No niisama lihtsalt oma silmaringi laiendamiseks ja ma olen avastanud, et ega head piparkooki, mis tervisele nagu enam-vähem okei, on tegelikult minu jaoks raske leida. Aga ma ei ole lootust kaotanud ja täna on mul Saaremaa toredad piparkookid, need on toortatraga, nii et uus põnev avastamine. Me seal ikka teeme lahti ja vaatame, kuidas maitsevad. Nii, siin on natuke kääri abi vaja. Ilus pakend muidu, eks ju, siuke stiilne ja saab külla kaasa võtta, siuke väga lahe. Ma ei tea, välismaalasele kingiks anda Eesti maised piparkoogid asjad. Sellepärast ma seda karpi siin üritan niimoodi võimalikult vähe lõhkuda ka. Tundub, et on okei. Siin on nii. Siin selles koostises, pakendi koostis ma tahtsin öelda, on hästi mõeldud selle, et sa saad kohe nad panna lauale. Niimoodi ägedasti. Need on siuke suht stiilne ka. Oi, siin on mõned katki läinud. Maitseme siis need, mis katki on läinud. Mulle meeldivad. Need on õhukesed. Hamba vahel läksid kohe. Õhukesed, aga hambal läheb väga kergelt katki. Ja nad on natuke siuksed nagu jahused või tatrajahused, sellised natuke kuivemapoolsed kui muidu. Mahedad. Ei ole väga kanged piparkoogid ja natuke siuksed nagu teralised. Selle tatrajahu tõttu hästi mõnusad, mulle väga meeldib see maitse. Ma hea meelega sööks neid täiega tegelikult. Mulle just meeldib, et ta on natuke siuke nagu, kuidas öelda, ta ei ole ära kärtsatatud, aga ta ei ole siuke läägelt magus, nagu mõned piparkoogid on või ülipiparkooki vürtsised, sest tegelikult sa ei jaksa kogu aeg süüa sama maitsega piparkooki, et sul on vaja midagi teistsugust, et oleks põnev lihtsalt, vähemalt mina olen selline. Kuigi mul on oma mingi lemmikmaitse ka. Varem ma ainult seda ostsingi. Aga siis täna sel aastal mõtlesin, et proovin igasuguseid muid asju ka. Aga see on hea leik, mulle tõsiselt see meeldib, see on mõnusa maitsega. Nii et magusa inimesed, siin on, kui te ei ole magusa inimesed, ma tahtsin öelda, siin on midagi teile, et ta ei ole üli selline piparkook, ta on niisugune hea vaheldus. Need võib proovida. Aga vaatame sisse ka, et mis siin tegelikult on. Ja muuseas, kohe hakkas silma ostmisel ka, et see on kallima sorti piparkook. Tõsiselt on 6,29 selle 300 grammi kohta. Muuseas, mina ostsin need mingi nädal aega tagasi, mul on ostuseki peal 5,55. Ehk siis mida lähemale tulevad jõulud, seda nagu kõrgemaks võib minna hind, ma arvan, äkki. Aga kaloraaži poolest minu meelest on nagu ülekeskmise või siuke tüüpiline, natukene üle ja osa. Et siin on natukene teised kalorinumbrid kui mul siin pakendi peale, siin on 5,11 on 100 grammi kohta. Nii, aga ma vaatasin, et midagi hullu väga ei ole, mille üle võiks nuriseda muidugi palmiõli, millest ma igas oma videos räägin, et see tänaseks päevaks on tuvastatud, et ta on siukese, see kuidas seda tehakse ja kuidas tekivad sinna need tootmise jäägid, need on vähki tekitava mõjuga, nii et tasuks olla ettevaatlik. Ja siis siin on igasugused E-ained ka ja momendil ainukesed, mis ma leidsin, on E160A, mis siis
suurel kogusel kasutamisel võib naha värvida kollaseks ja teine on siis E450, mis rottidel tekitas neerukive. Nii et ülejäänute kohta ma ei leidnud väga sugust põrutavat informatsiooni. Nii et minu kokkuvõte nende kohta on suhteliselt okei. On kaloripomm ja suhkrupomm, siuke tüüpiline küpsis, maksab suhteliselt palju. Ikkagi piparkookide kohta maitseb hästi. Natuke koostisega, no ma ei tahaks osta palmiõliga tehtud piparkookid. Et selles mõttes mul on tohutult kahju. Et see maitseb mulle täiega hästi. Ja mulle nagu meeldiks seda panna lauale ja kekutada, et see on nagu teistsuguse maitsega ja sööja proovi. Aga no vot, eks ju, palmiõli siin sees natuke tegi mind kurvaks. Et see on tegelikult meie enda siis valida, kas me tahame seda süüa või mitte, aga see on üks lahedamaid piparkoogileide, mida mina olen sel jõuluhooajal avastanud. Aga järgmiste piparkookidega juba järgmistes videotes, nii et näeme varsti jälle. Tšau!